Alatskivi jõge võib pidada selliseks kohalikuks tuiksooneks omamoodi. Et järveks sai ta tõenäoliselt järk-järgult alates 17. sajandist, võib-olla juba 16. sajandist, et selle kohta nüüd väga täpseid andmeid ei ole. Aga kohalik selline mõisakeskus ja parimad põllumaad, need jäävad ikkagi kõik Alatskivi jõe ümbrusesse. Et siin me oleme hetkel nii-öelda kahe mõisa vahel. Mõisa esmamainimine Alatskivi nimega oli aastal 1601, et need andmed pärinevad siis Rootsi revisjoniaktidest, et kui Eesti ala läks Rootsi riigi valdusesse, et siis Rootsi riik täpselt samamoodi nagu varasemalt Poola riik tegi oma maa revisjoni ja pani selle kõik kirja, et millised mõisad, kui palju maid, kui palju talusid, kes seal elas nime järgi. Need on meil õnneks ka kõik avaldatud juba tegelikult 60. aastatel sellise mehe nagu Oleg Roslavljev poolt. Et väga hästi kättesaadavad dokumendid tegelikult kõikidele, keda huvitab siis oma kodukoha ajalugu. Ja 1601 siis Alatskivi mõisa esmamainimine Alatskivi nime all, seal oli küll vist kaks kaksikveed keskel, aga põhimõtteliselt ikkagi sama koha nimi. Varasemalt tuntakse seda piirkonda Soopoolitse nime all või siis poolapäraselt Soblits või Seplits nimega. Et väga täpseid dokumente nüüd jällegi ei ole selle kohta, et see hilisemates mõisnike genealoogiates on küll kirjas, et Soblitsi nime all oli mõis teada juba 16. sajandil, aga tegelikult sellist nagu algallikat mina isiklikult sellele leidnud ei olegi. Et sellepärast ma ei ole väga kindel, mis tasemel see mõis siin 16. sajandil oli või kas siin oli üldse eraldi mõisad või kuulusid need maad näiteks mingile teisele mõisale. Et võt selle kohta on küll vihjeid, et need maad kuulusid hoopis teisele mõisale. Aga ilmselt kuskil 16. sajandi lõpus, 17. sajandi alguses siia ikkagi mõis rajati, aga mõis ei rajatud selle koha peale, kus praegu on Alatskivi loss, vaid hoopis teisele poole Alatskivi jõge. Et korra võib kaamera keerata siis sinnapoole. Nüüd, nagu tihti juhtus, omanikul oli 2 poega ja mõlemad pojad pidid siis ikkagi isa pärandusest midagi saama ja Alatskivi mõis läks samamoodi 17. sajandi esimeses pooles jagamisele. Ja üks poeg siis jäi edasi vanasse kohta ja teine poeg ehitas siis uue mõisa sinna, kus me teame praegu Alatskivi lossi asukohta. Ja 17. sajandi lõpukaartidel ongi veel tegelikult mõlemad mõisad peal nime all Uus-Alatskivi ja Vana-Alatskivi. Uus-Alatskivi see, mida me siis tänapäeval teame mõisana. Aja jooksul siis Vana-Alatskivi hääbus, kadus kaardilt ja Uus-Alatskivi jäi siis ainsa mõisakeskusena. Vana-Alatskivist räägib meile veel ainult Vanamõisa katastriüksus nimega, et see on selline huvitav ja väga kõnekas märk tegelikult sellest, et Vana-Alatskivi mõis kuskil seal oli. Ja kuna meil on päris täpne kaardimaterjal, rootslased olid lisaks maarevisjonidele ka väga täpsed ja usinad kaardistajad, siis on võimalik üsna täpselt paika panna, et kus see